koostöös Kristjaniga ja Invegoga, kes on üldse Eesti ühed suuremad ridaelamute tegijad, oli soov saada midagi erilist, midagi silmapaistvat, midagi sellist, mida maailmas pole varem loodud. Miks Viimsi ja miks selline projekt? See on tegelikult kõige parem küsimus, sellepärast et iga eduka projekti taga on why. Miks selline toode, miks sellisesse asukohta see toode ja kellele? Me leidsime krundi, mis lubab ehitada kodusid imelisse metsasalusse, sisuliselt ürgmetsa, mis on samamoodi parajalt lähedal merele ja parajalt kaugel merest. Ehk et meretuul ei tee liiga, aga samas on mõnus minna sinna randa jalutama. Samamoodi kõik see mets oma muude võimaluste ja terviseradadega ja kas või seente või mustikatega. Ja samas on ta ka piisavalt lähedal Viimsi keskusele, ehk siis jalutuskäigu või rattasõidu kaugusel kõikidest Viimsi hüvedest ja nende muudest rõõmudest. Kui mõelda, kellele me seda teeme, noortele peredele, et hinda mitte kõrgeks ajada ja aknapinda võimalikult suureks teha, siis ainult kuskil Hollandis märkasin, et on midagi sellist. Tavaliselt ridakad on ju omavahel külgepidi koos. Siin me mõtlesime sellise kontsepti koos välja, kus me oleme selgapidi koos, ehk tegelikult küttekulud on 3 seina võrra väiksemad kui tavaliselt külgepidi koos. Me oleme maastikuarhitektidena aidanud hooneid ja parklaid paigutada just täpselt nii, et säiliks kõige rohkem väärtuslikke puid. Teed ja rajad vonklevadki puude vahelt kodude usteni ja elanikel tekivad mõnusad suured hoovialad, mis on siis puhverharjastusega eraldatud teedest ja ülejäänud avalikumast metsaalast. Minu meelest Viimsi vajab natukene väiksemaid ja taskukohasemaid kodusid, mis oleksid head noortele, kes kolivad vanemate kodust välja ja ei taha Viimsist ära kolida, kui ka vanematele inimestele, kes ei taha enam suure majapidamisest hoolitseda.